Palume valmistuma tiim Kõrred koos enda mentoriga ja lavalaudadele Extreme fotokooli. 3, 2, 1, läks! Tere, mina olen Maria. Ja mina olen Laura-Liisa. Oleme Extreme fotokool ning kuulame Tallinna ettevõtlusinkubaatorite valdkonda. Noored, kas te olete mõelnud, et tahate saada heaks fotograafiks, aga vaatate fotokursuste hindu, ei saa neid endale lubada. Ja kuivas teooriatunnis on ka ju igavistu, tahaks ise teha midagi ja pildistada. Meie pakume just teile noortele sellist võimalust, et te saate õppida fotograafia läbi objektiivi järjepidavalt ja poole soodsamalt. Ekstreemseks teeb meid see, et proovime teostada kõik noorte hulljulged ja superägedad pildistamise ideed, mis vähegi võimalik ning sellist teenust teised fotoringid hetkel ei paku. Ka meie motoks on vähem teooriat ja rohkem praktikat. 28. veebruari Järve noortekeskuses toimus Extreme fotokooli avasessioon. Kohale oli kutsutud noore fotohuvilised ja tegevad fotograafid. Postitasime ka sinna oma stuudio. Ja läks nii, et kohale tuli täpselt üks inimene. Kuid Maria, kas see tähendab siis, et me põrusime? Ei, kohe kindlasti mitte, Laura-Liisa. Me õppisime ju nii palju. Ja kui osata oma põrumistest õppida, siis tegu ei olegi põrumistega. Ja alguses võivadki olla tagasilöögid, kuid ei tohi alla landa ega nina norgu lasta. Täiesti õige, Maria. Õppisime korraldama, läbi rääkima, koostööpartnereid leidma, oma ideid sõnastama ja tutvustama. Kogesime praktikas kõike seda, mida Entrumi sessioonidel teooriana oleme õppinud. Ja praktika on palju rohkem väärt kui teooria. Kuid kuidas siis edasi? Korraldades järgmist sessiooni me kindlasti analüüsime, miks eelmisel korra nii läks. Seame oma realistlikumad eesmärgid ning võtame rohkem aega reklaamimiseks järgmiste sessioonide nimel. Oleme õnnelikud, et Entrumil osalesime, kuna see andis meile palju rohkem julgust ellu viia oma unistusi ja ideid. Kui ise midagi ei tee, siis ka midagi ei juhtu. Tuleb tegutseda ning alati positiivselt mõelda. Küll siis tulevad ka soovitud tulemused. Täname! Ma ütleks, te olete väga tublid, sest päris elus käivadki tihti asjad nii. Teie nimi on väga vahva. Kes selle Extreme fotokooli nime välja mõtles? No, mina aga suure tiimi peale otsustasime, mida panna. Siis mõtlesime, miks midagi sellist erilist panna, mis meid niimoodi eristab. Millal teie järgmine sessioon tuleb? Aprillis kuskil keskepaiku veel ei ole teada kuupäevaga. Varsti avalikustame seda. Kas te ei tahaks pigem mais teha? Aprillis jääb juba reklaamimise aeg lühikeseks. No, võib-olla. Kas on meil soovi kiireks küsimuseks 15 sekundit? Mis on üks asi, mis te teete teisiti? Me teostame kõik noorte hulljulged ideed. Kõik, mis on vaja tegutsemist, kõik nende ägedad ideed, ükskõik kas või kaljult alla hüppamine ja kui see võimalik, teeme sellest pilti. Loomulikult kõik on nii, et kõik ellu jääks. Aitäh, see oli Extreme fotokool. Aitäh. Kõige ägedam on nende lugude juures see, kujutage ette, kui need tüdrukud veavad juba eakamas eas ülemaailmselt sellist võimsat fotokooli ja siis nad räägivad noortele uutele tulijate. Kas teate, mitu osalejad meie esimesel sündmusel oli? Üks inimene tuli, aga järgmisel oli juba 3, ülejärgmisel oli juba 5 ja nii edasi. Et see on kõige vahvam osa nendest lugudest. Palume valmistuma siia startupi Hobitud, kes on